et üleminek eestikeelsele õppele algab õppeasutustes septembrist ja esimese lainena lähevad siis üle alusharidus ehk lasteaiad, siis 1. klass ja 4. klass. Ja miks me oleme selle keelelähetuse ellu kutsunud, on just nimelt seetõttu, et see võimaldab muu emakeelega õpetajatel näha seda, kuidas esiteks töötab selline eestikeelne õppeasutus, ka sellist õppeasutuse töökultuuri tutvustada, aga kõige olulisem, see võimaldab õpetajal eestikeelses töökeskkonnas oma keeleoskust arendada ja vastavalt siis sellele, mis tüüpi õpetajaga on, kas siis laiendada oma haridusvaldkonna sõnavara või siis laiendada oma ainealast sõnavara. Ja selles tegevuses oleme me siis koos Kultuuriministeeriumiga ehk siis Haridus- ja Teadusministeeriumil on väga tihe koostöö Kultuuriministeeriumiga ja seetõttu ka meie tegevuste elluviijate vahel on väga tihe koostöö ehk siis Integratsiooni Sihtasutus ja Eesti Keele Instituut teevad selle tegevuse elluviimisel tihedat koostööd ning seetõttu on meil siis hea meel tõesti öelda, et seda keelelähetust pakuvad õppeasutuste haridustöötajatele siis 3 osapoolt ehk siis 2 Integratsiooni Sihtasutuse partnerit ja Eesti Keele Instituut siis keskselt. Me töötame ühise mudeli järgi, mille on välja töötanud Integratsiooni Sihtasutus. Me oleme oma sellised keelelähetuse reeglid ühtlustanud ja õpetajad on siis oodatud nii Integratsiooni Sihtasutuse tegevustesse kui ka Eesti Keele Instituudi tegevustesse. No oluline on kahtlemata õppeasutuse direktori jaoks siis mõista, et ei ajaks segamini või ei broneeriks topelt, aga sellest me täpselt räägime ka hiljem, et kuidas me asju ajame nagu praktilisel tasandil. Nii et see ülemineku toetamine läbi keelelähetuse on tegelikult väga suur võimalus haridustöötajatele oma keeleoskust praktilisel tasandil siis parandada ja kutsume selles mõttes üles kõiki õppeasutusi, kus see vajadus on muu emakeelega õpetajal keeleoskust parandada, siis sellest keelelähetusest osa saama, aga siis ka kui teil on näiteks partnerkoole, mis on eestikeelsed koolid või lasteaiad, siis jagage seda infot, et me saaksime rohkem vastuvõtvaid õppeasutusi, sest hetkeolukord on tõesti selline, et soovi keelelähetusse minna on päris palju, aga vastuvõtvaid asutusi nii palju ei ole. Ehk siis jagage seda infot ja vastuvõtvale asutusele on see ka kindlasti kasulik, sellepärast et see võimaldab panustada oma muu emakeelega kolleegi arengusse, mis lõpptulemusena tagab meile ka parema hariduskvaliteedi. Nii et soovin teile siis sisukat infopäeva, küsige küsimusi ja olete kahtlemata teretulnud siis ka hiljem neid küsimusi esitama kõikidele meie 3 osapoolele. Nii, tere! Mina olen Katrin Maiste, olen Integratsiooni Sihtasutuses tööturuteenuste valdkonna juht ja meil on tohutult hea meel siin sellises suures seltskonnas, kus meil on head partnerid kõrval ja kuulajateks haridustöötajad. Et meil on siin Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut ja ma kindlasti oma esitluse ajal tutvustan ka täpsemalt meie partnereid, kes siis reaalselt viivadki keelelähetust ellu. Aga et teil oleks kergem jälgida, millest ma räägin, siis ma jagan teiega ka slaide. Nii, ja alustame siis esimesest slaidist. Ma loodan, te näete kõik, noogutage, kes näevad juba, väga tore. Ja programmi puhul me alustame alati pealkirjast. Keelelähetus.
ja siin me mõtleme loomulikult eesti keele lähetust ja miks me räägime ka lähetusest, on sellepärast, et see toimub ka töökohtade vahel. Et see ei ole lihtsalt reis, see ei ole selline üksik projekt, vaid ma lähen töölähetusse ja tulen pärast tagasi sealt ka, loodetavasti ja enamasti. Aga kui me räägime nüüd väga detailselt, siis keelelähetuse taga peitub keeleõppe eesmärgil tööjõu lähetus ja integratsiooni sihtasutuse puhul avaliku sektori teise emakeelega töötajatele. Ma natuke räägin sellest täpsemalt, et kui Eesti Keele Instituut ja Haridusteadusministeerium tegelevad üksnes haridustöötajatega, siis integratsiooni sihtasutuse programmil on see üks mitmest sihtrühmast, aga hetkel rõhutan peamine sihtrühm. Kindlasti me mainime ka seda, et seda tegevust toetab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond, ehk siis ka Euroopale on oluline, et Eesti inimesed oleksid kõik võrdselt tööturul konkurentsivõimelised. Ehk ühest küljest jah, keel on tähtis, aga tegelikult on tähtis see, et meie, teie kõik saaksime oma tööga hakkama, et me ei kaotaks tööd, et kui see keeld kujunebki takistuseks võib-olla kas oma kohas töötamiseks või uue töökoha leidmisel, et me vähendame seda takistust, et pakume keelepraktikat. Nii. Konkreetselt integratsiooni sihtasutus tahab pakkuda keelelähetust nüüd selle aasta kevadest kuni järgmise aasta suveni Harjumaal ja Ida-Virumaal ja mõlemas piirkonnas 130 inimesele. Ja see on alles keelelähetuste esimene etapp. Tegelikult kestavad keelelähetused edasi kuni 2029. aastani. Nii et pikk maa on minna ja loodetavasti saavad päris paljud inimesed keelelähetuses ka käia. Nüüd programm ise on mõeldud Harjumaa ja Ida-Virumaal elavatele töötavatele inimestele, aga lähetusse võib minna üle Eesti põhimõtteliselt. Et kui inimene on näiteks Narvast, siis ta võib minna kas Paidesse, Viljandisse, Tartusse, keelelähetusse. See oleneb juba, kuidas me leiame vastuvõtjad. Sihtrühmad. Ma mainisin, et kõige olulisem sihtrühm on hetkel ka meile haridustöötajad, lasteaia ja kooli õpetajad, aga ka kõik teised kooli personaliga seotud töötajad. Nüüd lisaks haridustöötajatele me tahame jõuda ka sotsiaaltöötajateni, meedikuteni, päästeteni, politseinikeni ja kõikidele nendele pakume samamoodi keelelähetust. Nüüd, kellele konkreetselt on mõeldud keelelähetus? Keelelähetuse puhul me eeldame, et inimene siiski oskab eesti keelt juba piisavalt hästi. Ehk siis, kui me mõõdame keeletasemetega seda, siis see oleks vähemalt B2 tase. Ja keele oskuse puhul me vaatame ka alguses enne lähetuse saatmist inimese keeleoskust ja koostame talle praktikaplaani ning kui inimene tuleb keelelähetusest tagasi, siis me mõõdame ka tema tulemusi, et kas see keeleoskus on tänu praktikale ka tõusnud. Nüüd, kui pikalt toimub üks keelelähetus, et kui inimene sobitub programmi, siis ta peaks arvestama, et keelelähetuse pikkus on 12–30 kalendripäeva. Aga see ei tähenda, et inimene peab järjest olema 30 päeva oma kodust eemal. See võib olla paljudele väga keeruline ja peaaegu võimatu. Niisiis me ütleme, et selle lähetuse võib jagada väiksemateks perioodideks, lühemateks perioodideks, aga ühe perioodi pikkus peaks olema ikkagi 5 tööpäeva, 5 kalendripäeva. Ja mis siis ühe lähetuspäeva sisse peab mahtuma? Peaks mahtuma 6 tundi eesti keele õppimise eesmärgil tegevusi. Et see on nii konkreetselt suhtluspraktika, aga ka kultuurisündmuste külastamine. Kui te nüüd mõtlete, aga kuidas ma saan sinna Paidesse, Viljandisse või Tartusse, siis programmi raames kaetakse kõik sõidukulud ja kokku lepitud kultuurisündmuste külastamise kulud kaetakse samuti.
Nii, ja meie head partnerid viivad juba enne, kui te lähete lähetusse, siis läbi järgmised tegevused. Et kõigepealt leitakse nii need inimesed, kes lähevad lähetusse, kui ka kes vastu võetakse. Lähetatavatele korraldatakse majutus. Ka selle hind on programmi sees, ka seda ei pea lähetatav ise maksma. Juba mainisin, tehakse eesti keele taseme hindamist, ehk siis vaadatakse osaoskusi, kuidas inimene oskab rääkida, kirjutada, lugeda ja vastavalt sellele pakutakse välja ka tegevusi, mis neid osaoskusi parandavad. Korraldatakse kohtumine lähetatava, siis partneri juures tegutseva keelementori ehk siis inimese, kes siis toetab seda keeleõpet kaugteel. Ja kolmas osapool on seal vastuvõtvas organisatsioonis olev tugiisik. Nüüd siin juures ma tahan korraks öelda, et need nimetused võivad erinevates programmides nüüd Integratsiooni Sihtasutusel ja Eesti Keele Instituudil veidi erineda. Aga põhimõtteliselt, sisuliselt on need sarnase funktsiooniga. On lähetatav, kes siis sõidab lähetusse, kas keelementor või keelenõustaja, kes pakub nõu just meie partneri poolt, ja kas tugiisik või näiteks mõnes koolis ka on ta hoopiski mentori nime all, kes on see vastuvõtvas organisatsioonis olev hea toetav isik. Oluline on ka praktikaplaani koostamine, et enne kui inimene läheb praktikale, talle antakse kaasa ajakava ja antakse kaasa ka juhised, kuidas see keele õppimine, parandamine võiks välja näha. Samuti antakse paar kultuurisoovitust, et mida sealt piirkonnas vaadata, millistes programmides osaleda. See on nüüd peamiselt lähetatavale suunatud tegevus. Nüüd vastuvõtvas organisatsioonis, me mainisime ära, on ka inimene, kes toetab, on tugiisik või on mentor. Temale antakse ka kas juhendmaterjalid või korraldatakse lühike koolitus olenevalt vajadusest ja võimalusest. Tugiisik ei jää ka tasuta, sellepärast, et me arvame, et tugiisik teeb väga suure töö ära vastuvõtvas asutuses ja temale on olemas ka tasu. Ja selle tasusüsteemi siis juba räägivad läbi täpsemalt partnerid. Kui kõik kokkulepped on varem sõlmitud, siis teatatakse ka vastuvõtvale organisatsioonile, millal inimene tuleb, milline on praktikaplaan ja siis läheb lähetus juba käima. Nüüd lähetuse eel. Need eelmainitud tegevused olid kõik partneri korraldatavad, aga lähetav asutus, ehk siis on see siis kas Narva kool või mõni Harjumaa kool, kes tahab oma töötaja saata keelepraktikale, siis tema peab mõtlema ka sellele, et mis siis saab, kui tema töötaja on ära, kes teda asendab või kuidas teda asendatakse. Samuti peaks lähetav organisatsioon vormistama töötajale lähetusdokumendid. Lähetatav ise võiks teha eeltööd ja see tähendab, et ta kogub teavet selle kooli lasteaia kohta, kuhu ta on minemas ja kui see on siis näiteks mõni teine linn, maakond, et mis on selle linna kohta vaja teada või mis on selle piirkonna kohta põnevat kirjas või leitav. Ja samuti praktikaplaani koostamisel on ka lähetatav aktiivne, sellepärast, et tema saab ka väljendada, et missuguse oskuse oleks vaja just temal tugevdada. Nüüd asutus, kes võtab vastu lähetatava, ehk siis jällegi näiteks Paide või Viljandi või Tartu kool või lasteaed, tema peaks leidma oma kollektiivist kõigepealt tugiisiku. Teiseks on oluline, et vastuvõttav organisatsioon tutvustaks oma kolleegidele, oma kollektiivile, et mis hakkab toimuma. Et ei piisa sellest, et kui ainult tugiisik teab, et meil on tulemas Narvast või Harjumaalt teise emakeelega inimene, tegelikult peab teadma terve kollektiiv. Ja siin on võib-olla ka neid nüansse, et kui tegu on ka lastevanemate teavitamisega või on see roll ka, siis ka seda peaks tegema vastuvõttav asutus, et ka lapsevanemad ei ehmataks ära, et oi, et meie rühma juurde on tekkinud uus inimene, kes ta on ja miks ta on. Et pigem sellist positiivset fooni igat pidi võimendada. Samuti vastuvõttev organisatsioon peab siis vaatama, et sellel inimesel, kes tuleb, on kõik
tööks vajalik olemas, on see siis sissepääsukaart, on need töövahendid või mis iganes selles situatsioonis vaja on. Nii, mis siis lähetuse ajal hakkab toimuma päriselt? No kõigepealt esimene lähetuspäev, see on alati võib-olla ärevust tekitav ja siis me eeldame, et esimesel lähetuspäeval on asutuse kas juht või tugiisik või mõlemad või kes seal korraldatakse vastuvõtjaks, kes siis võtavad kenasti selle lähetatava vastu, tutvustavad organisatsiooni ja ka tööd. Oluline on see, et lähetatav teeb sisulist tööd oma keelelähetuse ajal. Et see ei ole üksnes vaatluspraktika, vaid et ta saaks tõesti käed külge panna sarnasel tööl, mida ta teeb ka oma kollektiivis, oma organisatsioonis. Tugiisiku roll on hästi tähtis ja oleks eriti hea, kui tugiisik annaks iga päev, iga lähetuspäeva lõpus oma inimesele, keda ta siis juhendab, tagasisidet, et kuidas see päev on läinud, mis on ka edaspidi tulemas. Lähetatav ise täidab igal lähetuspäeval praktikapäevikut, enamasti on see e-päeviku vormis, aga see on jälle läbiräägitav. Kultuurilooga tutvumine käib ka programmi hulka ja selle räägivad läbi juba partnerid. On see mõne muuseumi külastus, on see mõne ringi huvitegevuse külastus, aga siht peaks ka siin olema, et see on ikkagi pigem ka keeleõppe eesmärgil, et mitte üksnes või ütleme selline passiivne vaataja roll, vaid et ma proovin ka ise rääkida selle juures, küsida, saada ise uusi teadmisi. Nii, aga me teame ka seda, et te kõik olete ilmselt käinud kursustel ja koolitustel, et kui kursus ja koolitus lõpeb ära, siis midagi peab nagu pärast seda ka toimuma. Ja samuti on ülioluline, et ka pärast lähetust jätkuksid keeleõppega või keele hoidmisega seotud tegevused. Ehk siis meie programmis on kavas kohtumine oma keelementori või keelenõustajaga. Samuti me soovime, et kõik, kes on käinud lähetuses, kirjutaksid sellest kokkuvõtte ehk kogemusloo. Mida tema nägi, kuulis, õppis selle keelelähetuse kaudu. Siis on mõned formaalsused ehk, et me peame kinnitama kõik need keelelähetuse toimumised ja samuti küsime tagasisidet. Et kuidas jäeti rahule, mida võiks võib-olla muuta, sest et me teeme seda kõik esimest korda, nii et ka meie oleme praegu õppijate ja harjutajate rollis. Et teeme seda kõik koos. Kui siis nüüd esimesed lähetatavad on tagasi tulnud, et mida me siis loodame, et missugune muutus on toimunud, ehk mis võiks olla selle programmi tulemus. Ja Helna siin kenasti mainis juba, et eelkõige on oluline, et eesti keele oskus on paranenud, sõnavara täienenud ja kasutamisjulgus kasvanud. Lähetatu teab juba rohkem eesti kultuurist, tema suhtlusvõrgustik on suurenenud ja samuti juba eelnevalt on kõlanud, et ta teab eestikeelse organisatsiooni töökultuuri. Et see võib olla teistmoodi kui see, millega ta siiamaani on igapäevaselt kokku puutunud. Ja võib-olla mõjutab ka see järgmistel aastatel ka organisatsioonide arenemist. Kes siis aitavad Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldada ja mul on nüüd hea meel tutvustada, et Harjumaa töötajatele viib läbi keelelähetusi Juunika koolitus ja siin on meil olemas esindajad Inna Sulg ja Raul Ennus. Olge head, võib-olla lehvitate seal kaamerasse. Et Rauli näen lehvitamas ja ma loodan, et Inna on seal ka, kõike ma ei näe veel. Ja Ida-Virumaa töötajatele pakub siis tuge ja koordineerib tegevust Targa Eesti Instituut ja seal on esindaja Jaanus Parumann. Nii et Jaanus, kui sa saad, lehvita sinagi. Ja nii Juunika koolitusele kui ka Targa Eesti Instituudile saate pärast esitada juba täpsemalt küsimusi. Nad saavad kommenteerida detaile, mida te vajaksite, et need haridustöötajad, kes on Harjumaal, siis palun Juunika koolituse poole oma küsimustega pöörduda ja Ida-Virumaa töötajad palun küsige Targa Eesti Instituudilt. Ja ma tean, et tegelikult nendel mõlematel on juba nimekirjad olemas ja inimesed on lähetuste ootel. Aga vajame kindlasti veel nii neid, kes soovivad minna lähetusse, kui ka neid, kes võtaksid vastu.
kuidas registreeruda keelelähetuse programmi. Ja nüüd on kiired lingid ja ma ei arva, et te peaksite siit kiiresti tegema foto või neid üles kirjutama siin krõnkse ja numbreid. Saadame need lingid teile pärast ka meilidele ja minu poolt ongi lühitutvustusprogrammi tehtud. Olen valmis vastama küsimustele. Samuti ma loodan, et on valmis nii Unica koolitus kui ka Targa Eesti Instituut sõna võtma. Nii et olge lahked. Jah, tervitus kõigile siis Unica koolituse poolt, et kuna siin keegi kohe küsima ei hakanud, mõtlesin, et täidan siis natuke eetrit, et üleskutse lihtsalt kõigile siis haridusasutustele, kes on vähegi valmis mõtlema nende teemade peale, ei pea veel täna kindlasti otsustama, et meie ja siis ka Jaanuse kontaktid on kõik olemas, et võiks lihtsalt endast märku anda, et me saame teile ise tagasi helistada, selgitada lähemalt, kõiki detaile läbi arutada, julgustada, vastata küsimustele, et igasugune selline märguanne oleks väga tore. Et ei pea täna ju veel midagi otsustama, kui on mingeid kõhklusi või kahtlusi. Jah, tere siis ka minu poolt ja tegelikult Raulil on väga õiged sõnad, et huvi näitamine ei tähenda kohe seda, et me paneme teid kohe bussi peale ja hakkab me sõidutama, et vastupidi, et helistage, kirjutage ja tegelikult nii Rauli meeskond kui ka meie meeskond on tegelikult täna juba päris palju küsimusi ja vastuseid saanud. Me hea meelega tegelikult oskame võib-olla juba selle vestluse käigus tuua välja neid teemasid, mis kohe esimesel asjal pähe ei tulegi võib-olla ja näiteks väga, ütleme, kui me räägime nüüd ka juhtides, siis meie oleme võtnud ka selle, et see ka tugiisikutega või õpetajad, kes tunnevad huvi, võivad julgelt näiteks ka siis otse ka meile helistada või kirjutada, et ei pea kartma seda, et nüüd see selline halduskoormus, nagu iga projektiga tavaliselt on, et nüüd ütleme, siis juht kardab, et see kogu projekti selline vestlus ja see nüüd langeb tema õlul, et nii Raul kui ka meie oleme proovinud teha sellist niimoodi, et see sellise tugiisiku suhtlus, kes tegelikult on koos lähetatavaga selle A ja O kogu selles programmis, et seda suhtlust me kindlasti võime ka otse hea meelega ka pidada ja võtta selle võrres kindlasti sellise juhtimistasemel seda sellist bürokraatiat ja katkist telefoni ära. Et loomulikult siin on nii nagu ka Katrin näitas teatavad sellised bürokraatlikud nõuded, aga need valdavad ju siis tõesti on sellised allkirjastamise ja läbirääkimise teemad, et see sisuline töö on ikka lähetatava ja tugiisiku vahel ja nende jaoks oleme meie kindlasti olemas. Ja ma võin nii palju kindlasti öelda, et sarnaseid asju tegelikult on mõned lastajad teinud näiteks ka eelnevalt ka enne seda programmi omast vabast tahtest ja ma võin öelda, et sealt tegelikult selline peegeldus on olnud väga-väga soe nii mõlemalt poolt. Et tegelikult see annab väga palju just ka sellele vastuvõtule organisatsioonile juurde, kes tegelikult näeb väga tihti sellise 30, kui me räägime maksimum tähtajas 30 päeva, on väga tore näha ka selle siis õpetaja siis eesti keele arengut, et see on tegelikult tihtipeale väga palju suurem selline motivatsioon, kui kõik need muud asjad siin ka kokku. Nii et selles mõttes meie oleme olemas ja sõltumata piirkonnast, et meeskond, nii Rauli kui ka minu meeskond on kindlasti õpetajate ja lähetajate olemas. Aitäh! Et ma ei korda seda juttu, mida siis nüüd Integratsiooni Sihtasutus on rääkinud, sellepärast, et meie, nagu juba mainisime, et see mudel, mille järgi me siis neid keelelähetusi korraldame, on sarnane, et mõned detailid erinevad siiski ja kõige suurem asi, mis mulle praegu kuulates kõrvu jäi, oligi see, et see inimene, keda siis nimetatakse tugiisikuks Integratsiooni Sihtasutuse programmis, on siis meil mentori rollis, aga et põhimõtteliselt tema funktsioon on täpselt sama. Et meie puhul siis on hästi selge sihtrühm, et meie saadame keelelähetusse haridustöötaja, samamoodi siis, et kellel on vähemalt B2 keeletase ja siin on siis ka, kirjutasin lahti, et kes on meie jaoks siis see haridustöötaja, et see on siis nii aineõpetaja, kutseõpetaja, juhtivõpetaja, igasugused õppedirektorid, õppejuhid, koolijuhid, aga samuti ka tugispetsialistid ja siis ka kohaliku omavalitsuse hallatavate huvihariduskoolide ja noortekeskuste õpetajad ja töötajad. Et täpsustan, et praegu kevadel
on meie eelistatud sihtrühmaks siis ikkagi need, kelle jaoks on asi kõige akuutsem, ehk et siis lasteaiaõpetajad ja siis klassiõpetajad, kes hakkavad järgmisest aastast või järgmisest õppeaastast siis eesti keeles õpetama. Ja kui algselt, kui te olite meie novembris ja detsembris toimunud infoveebinaridel, siis me rääkisime sellest, et me saadame ainult 3 piirkonda, et mõte oli saata Viljandimaale, Tartumaale ja Pärnumaale, siis tegelikult reaalne elu on nüüd praegu sekkunud, mille üle mul on väga hea meel ja tegelikult me saadame siis tõesti ka üle Eesti neid õpetajaid laiali. Ja meie siis sellise katsetuse vältel, mis siis kestab kuni mai lõpuni, me saadame õpetajad 3 nädalaks. Et siis siiamaani on need õpetajad, kes siis nüüd kohe lähevad või on minemas, et meil on siis on tahtnud minna siis järjest, et nii on ka võib-olla seda lihtsam natuke korraldada. Nii. Ja siis selleks, et teil oleks lõbusam, olen ma siis otsustanud, et ma tahaks näidata teile hoopiski sellist visualiseeritud pilti. Et meil on siis keelelähetuses osaleja, kes on siis see inimene, kes läheb oma keeleoskust parandama ja tema jaoks siis kõige tähtsam isik kogu selles protsessis ongi siis kolleeg, mentor vastuvõtvas asutuses, kelle tundidesse ta siis läheb, kelle rühma või kelle klassi ta läheb ja kelle juures ta siis teeb seda reaalset tööd, et see ei ole töö varjutamine, vaid see on ikkagi lähetus sellise töötamise eesmärgil, et alguses siis osaliselt ja siis lähetuse teises pooles siis ka juba nagu täistundide või siis õppetegevuse läbiviimine. Lisaks sellele me eeldame, et see õpetaja, kes läheb lähetusse, et teda kaasatakse siis asutuse töösse, et ta käib ka erinevatel siis koosolekutel, et ta suhtleb näiteks lasteaia puhul siis ka lapsevanematega ja lastega kuulab, üritab lastest aru saada, et ka see võib olla omaette väljakutse ja siis, et kõik need üritused või sündmused, mis toimuvad, et ta on igal pool võimalikult palju kaasas. Selles protsessis on veel mingeid mitu tähtsat nagu osapoolt, et üks on siis lähetav asutuse juht, kes siis peab ka toimetama selle protsessi käigus, et tema siis lähetab oma õpetaja sellesse siis sellele keelepraktikale ja korraldab siis selle asendamise ära. Siis on järgmine tähtis osapool on keelenõustaja, kellega siis keelelähetuses osaleja vestleb nii enne kui pärast lähetust ja selle käigus siis eelneva nõustamise käigus siis aidatakse tal sõnastada tema siis sellised õpieesmärgid, mis on see, mis on tema võib-olla nõrgem koht, mis on tema tugevam koht, et millele ta võiks ka siis lähetuses olles rohkem tähelepanu pöörata. Ja lõpus siis võetakse see lähetuse selline mõju nagu kokku ja samuti siis me loodame, et nõustaja annab soovitusi, kuidas siis seda lähetuses saavutatud keeleoskuse paranemist siis mitte ära kaotada, et see ja hoopiski siis edasi arendada. Siis on meil ka vastuvõtva asutuse juht, kes on ka väga oluline inimene, sellepärast et tema siis aitab ka siis teavitada kogu organisatsiooni, eks ole, sellest, et nüüd tuleb lähetatav ja et pakub ka sellist väga tugevat toetavat sellist õhkkonda ja tausta selles asutuses. Ja siis on siinkohal siis Eesti Keele Instituudi projektijuht, kes tegeleb sellise praktilise poole korraldamisega. Et kuidas need asjad, majutused ja asjad ära korraldatakse ja sarnaselt siis Integratsiooni Sihtasutuse programmiga on ka meil siis selle vastuvõtva asutuse kolleeg, mentor, tema töö on tasustatud, et temaga sõlmime meie töövõtulepingu. Samuti me siis programmist rahastame siis selle osaleja, keelelähetuses osaleja majutuskulusid, siis tema ühekordseid reisikulusid siis sinna lähetuse kohta ja tagasi. Et kultuuriprogrammi meie programmist me ei rahasta.
Ja siis vastuvõtvale mentorile me siis pakume ka sellist esialgu sellist väga lühikest sutsakas koolitust, kuna me teeme seda ka esimest korda, siis me loodame protsessi käigus saada samuti siis tagasisidet nii lähetuses osalejatelt kui ka siis mentoritelt, et millist toetust nad veel võiksid vajada, et me üritame neile pakkuda ka sellist kord nädalas mitteformaalset veebikohtumist, et rääkida omavahel, kes on inimesed, kes on sarnases rollis, et lähetuses osalejad saavad omavahel mõtteid vahetada, et mis oli kerge, mis on raske, mis on nagu ootamatult läheb hästi, mis läheb oodatult hästi ja sama siis ka mentoritele, et mis on siis nagu need nagu võib-olla keerulisemad kohad või võib-olla ei olegi neid, mine tea. Et ka pakkuda sellist nagu sellist natuke moraalset õlatunnet, et see protsess võimalikult hästi toimuks. Ja samamoodi siis nagu Insagi puhul, et siis olen siia sisestanud lingid, et kui soovite osaleda siis Eesti Keele Instituudi programmis, siis tulevaseid mentoreid ootame registreeruma siia ja keelelähetusse soovijaid siis jälle teise lingi peale. Ja nagu ma juba mainisin, et me praegu kevadel teeme seda katsetusprojektina, aga alates sügisest ikkagi läheb seal siis nagu läheb edasi ja me ootame siis võib-olla ka seda, et kui praegu hetkel ei olda valmis veel võib-olla hakkama mentoriks või hakkama minema, siis tegelikult mõelda ka natuke pikema perspektiivi peale, et näiteks juba siis järgmise õppeaasta peale, et kui selles hetkes ollakse valmis minema või siis vastu võtma, et registreeruda võib juba kohe. Et siis on võimalik, seal on üks küsimustest, mis ütleb, et mis aeg ei sobi, siis sinna võibki siis see inimene kirjutada, et kevad ei sobi, aga alates sügisest siis näiteks on valmis vastu võtma. Et hea meelega siis ikkagi juba ootaks sellist suuremat huvi avaldust juba praegu, sest et see teeks siis nagu sellise elu natuke lihtsamaks. Nii. Ja sellega ongi ka minu esitlus lõppenud ja nüüd on siis võimalik mõelda nende küsimuste peale, mis teil siis võiksid olla näiteks. Narvast Hilja Tomovitš. Mul on selline küsimus. Need keelerändurid, ütleme nii, need, kes lähevad, ütleme see kevad, kas neil on järgmisel õppeaastal ka võimalik osaleda või ei? Nii, et siin on nüüd väga hea küsimus, et esiteks ma tahtsingi toonitada, et me pakume seda teenust, eks ole, paralleelselt. Aga see tähendab seda, et kui inimene on osalenud nüüd siis Eesti Keele Instituudi programmis või vastupidi Integratsiooni Sihtasutuse programmis, siis ta teise programmi tulla ei saa, et me vahetame omavahel infot, et topeltrahastamist kahjuks me nagu teha ei saa või õnneks. Ma arvan, et see on mõistlik rahakasutus. Et siis et asutustena saate te kasutada mõlemaid variante, aga te ei saa ühte inimest saata nagu mitu korda erinevasse programmi. Et see on selline kokkulepe. Ja mul on veel üks küsimus. Kas on laual olnud ka sealt lasteaiast meile saatmist, meile õpetaja saatmist? Et me ei ole seda sellisel moel kavandanud, et ma ei tea, Katrin, oskad vastata, kas te olete mõelnud seda pidi teha? Ei, kahjuks on ka ainult see ühepoolne lähetus, et ma tean, et Integratsiooni Sihtasutus on kunagi teinud selliseid programme, kus on vastastikune selline lähetamine, aga kahjuks hetkel ei ole see plaanis. Helna. Kahju. Ja, Heli, see on jah hea küsimus, et lihtsalt kuna praegu eesmärk on toetada muu emakeelega õpetajaid eesti keele õppes ja just nimelt ainealase ja töökeele õppes, et siis see lähetus on ühesuunaline praegu tõesti ja vastuseks ka sellele teisele küsimusele, et kas saab üks kord või mitu korda, et üks asi oli tõesti see, mida Ellen viitas, et kuna me toimetame ühes ruumis ja soovijaid on väga palju, et siis kahte erinevasse programmi me ei tahaks, et inimene tõesti kandideeriks, sest kohtade arv on väga piiratud, aga kui inimene nüüd vahepeal, näiteks ta oli B2 tasemel keeleoskaja, kui ta nüüd vahepeal on oma keeletaset tõstnud ja ta on nüüd
C1 tasemel keeleoskaja, siis mingil hetkel hiljem kindlasti ta saaks veel kord osaleda. Aga B2 tasemel või ainult C1 tasemel mitu korda osaleda ei saa, et see on sellest vaates ühekordne võimalus, sest need võimalused on tõesti nii piiratud ja soovijaid on päris palju. Loogiline, et neid on palju. Jah, aitäh. Ma võib-olla ka kiire vastus annaks selles mõttes, et mul jäi küsimuses õhku ka see, et kas saab tulla näiteks kevadel ja sügisel, et teoreetiliselt on see võimalus olemas, et kui me lepime kokku näiteks, et tehakse 15 päeva näiteks kevadel aprillikuus ja siis on võimalik leppida kokku näiteks, et 15 päeva tehakse näiteks siis ka septembrikuus, et selline nii-öelda jaotus on võimalik, jah. Et küll me jah, nagu oli juttu, ei saa jagada mitme projekti vahel, aga meie saame näiteks Rauliga teha seda, et me lepime kokku, et ta ei võta 30 päeva välja kohe nii-öelda heas mõttes kevadel, vaid jagab ennast ära, et aga nõus, siin on päris tugev selline ajaline surve ja eks me püüamegi siin seda siis niimoodi paika loksutada, et kuidas kõik saaksid nii-öelda optimaalselt seda programmi kasutada. Tore, et selline asi käiku läks. Indu ja edu teile selle korraldamisel. No et eks see nõuab meilt ka panustamist, meil on vaja leida ju inimene asendajaks. Ma lisaks võib-olla siit ka veel seda, et praeguse tegevuse programmide juures on hästi tähtis sõna paindlikkus. Et me saaksime nii palju vastu tulla eelkõige sellele inimesele, kes on minemas lähetusse, et seesama, et me saame jupitada seda lähetust, eks ju, me saame mõnele inimesele lühema perioodi pakkuda, teisele pikema, kellele see sobib. Me saame mängida natuke kohtadega, kuhu ta läheb, eks ju, et kas ta peab olema majutusega terve selle aja või siis mõned võimalused on ka nii, et inimene käib iga päev kodust, näiteks tal ei ole võimalik olla kodust eemal, tal on väiksed lapsed, loomad või vanemad, aga ta leiab selle vastuvõtva organisatsiooni nii mõistlikus kauguses, et tal on uus piirkond, uus organisatsioon, aga ta saab ööbida siiski kodus. Näiteks sellised variandid. Aga kas on selline võimalus, et õpetaja tuleb oma lapsega ja laps õpib samas koolis? No, nii kurb, kui see pole hästi küüniline on see vastus ilmselt praegu, aga keeleõppe mõttes kindlasti tegelikult nii-öelda siis eraldi ole minu arust kindlasti parem. Aga kui nüüd muud varianti kindlasti ei ole, siis selles mõttes, kui me võtame selle fookusesse eesmärgi, mis on riigihankes kirjutatud, et nii-öelda 5–6 tundi peab olema võimalik teha nii-öelda lähetuskohas eestikeelselt siis nende keelekeskkonda plussi kultuuritegevused, et siis sellisel juhul ma kindlasti ei taha öelda, et laps segaks, see on ilmselgelt väga-väga vale asi, mida öelda. Et selles mõttes lähtume juba sellest, mida ka Katrin mainis, et kui see olukord tõesti on, siis me püüame olla nii paindlikud ja seda siis ka võimaldada, sellepärast et kui huvi on ja motivatsioon õppida, siis ma nüüd tahaks loota, et me kuskil nüüd siis antud hetkel selle mõttes vastuollu ei lähe, sest me majutame ikkagi vanemat, mitte last äkki siis, jah. Elna. Jah, et üldjuhul on nii, et ametilähetusse ju lapsi kaasa ei võeta, et see on tõepoolest erandkorras, ka äriettevõtted seda teevad. Aga tuleb kindlasti tähele panna, et lapse kulusid see programm ei kata. Kuna meil on tegemist Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava programmiga, siis on väga selged ranged reeglid ja piirangud, et kui lähetatav soovib last kaasa võtta ja tal on võimalus lapsele pakkuda alternatiivseid tegevusi sellel ajal, kui tema ise 6 tundi tegeleb keeleõppega õppeasutuses, et siis loomulikult me ei saa öelda, et lapsega koos reisida ei tohi keelelähetusse, aga lapse kulusid me ei saa katta ja samuti siis see ei saa segada seda õppetööd, mida siis seal kohapeal tehakse. Aitäh!
Kui nii palju veel võib, siis ma võib-olla üleskutsena ütleks kindlasti seda, et kuna meil on päris palju õpetajaid ja nii lasteaia kui üldhariduskoolide õpetajaid huvi juba tundnud ja nagu ka mainiti, et siis võib-olla vastuvõtusorganisatsioonidest on täna seda natukene võib-olla seda veel mitte passiivsust, aga huvi vähem, et siis me kindlasti tegelikult selles mõttes koolijuhtidele paneme südamele seda, et kes vähegi tegelikult tunneb, et ta tahaks selles mõttes projektis kaasa lüüa. Nüüd, kui täna äkki on tekkinud tänu siis mõlema siis partneri või osapoole ka kirjeldus sellest programmist, mis tundub, et ei ole tegelikult midagi hirmsat ega tegelikult väga selline nagu suur, liiga koormav, et kui vähegi, et just sinna me tegelikult tahaks täna seda võib-olla ka fookus panna, et me kindlasti ootame siin ka sellist solidaarsust heas mõttes ka seda ka teistelt haridusjuhtidelt, et võtta see üks inimene, kaks inimest, et me ei räägi sellest, et peab võtma nüüd nagu 20 inimest või 12 inimest korraga, vaid et kui see üks-kakski võetakse, on tegelikult juba väga hea ja need inimesed, kes tegelikult tulla tahavad teie juurde, on tegelikult väga motiveeritud see keelt õppima, sellepärast et selline teatav selline võib-olla siis mitte analüüs, aga ilmselt selline, kes on otsustanud eesti keelt õppida, täna on tegelikult sinna B2-ni jõudnud, nad tõesti vajavad seda väikest tõuget sinna C1 juurde või natuke edasi, et selles mõttes väga heas mõttes ootame ja loodame seda koostööd, et sellest, ma arvan, võiks olla ka kasu ka organisatsioonil, sellepärast et igasugune ka professionaalne selline infovahetus selle programmi käigus niikuinii toimub ja see pigem võib olla tore ja sellise pikemaajalise sõpruse jaoks täitsa tore algus tegelikult, et me kindlasti kutsume ka üles neid, kes võtaksid vastu. Samad sõnad ja tahtsin ka öelda, et tegelikult nii palju, kui mul on võimalik olnud tutvuda ka siis Tallinna keelerände programmis osalenutega, nii vastuvõtjate kui siis rändes osalenutega, et tekivadki väga head ja sõbralikud suhted ja isegi on öeldud lause, et me ei tahaks neid ära lasta, et nad on meie elu osaks saanud. Et selles mõttes see kindlasti on selline kahepoolne protsess, mis on kasulik nii vastuvõtvale kui ka siis lähetavale poolele. Et selles mõttes, et see on natuke midagi enamat kui lihtsalt keeleõppe lõpptulemusena. Katrin, palun. Ja kui ma siin slaidide kõrval juba rääkisin eeltegevustest ja järeltegevustest, siis tegelikult tahaks väga julgustada just neid õpetajaid, neid koole, kes on vahetult käinud keelekursusel, sest siis võib-olla on selle praktika mõju veel kõige võimsam. Ja teiseks siis, eks ju, et selles programmis ei ole vahetud võib-olla järeltegevusi, aga nii Integratsiooni Sihtasutus kui ka väga mitmed teised partnerid pakuvad siin mitmeid toetavaid tegevusi, on see siis kultuuriklubid, keelekohvikud, nii edasi, et me saame sealjuures ka kindlasti abiks olla, et see tegevus, see keelepraktika jätkuks, et ta ei lõppe ära selle sama koju naasmise päevaga. Ja ajagraafikust võib öelda tõesti nii, et meie partnerid, nii Unika koolitus kui ka Targa Eesti Instituut on kohe saatnud esimesi inimesi lähetustesse, et ei pea ootama aasta, isegi võib-olla mitu kuud. Et see sõltub vastuvõtja valmidusest, aga üsna suur võimalus on saada veel sel kevadel lähetusse, et kui te endast märku annate. Nii et soovitan. Just, ja ka mina saadan esimesed inimesed järgmisest esmaspäevast ja ülejärgmisest ja siis riburada pidi edasi, nii et ootame tõesti huviga ka siis sellist tagasisidet, et sellisest kodust kaugemale ja eestikeelsesse keskkonda mineva õpetaja siis tagasisidet. Kasutage kindlasti mõlema programmi võimalusi ja sest et huvilisi kindlasti ja vajadust on rohkem, kui ka meie mõlema programmiga suudame ära katta. Nii et palun kindlasti võtke ühendust ja osalege.